Meie aga läheme siit edasi lugude sarjaga Meelis Laost. Nädalavahetusel saime Delfi kaudu teada, et korter, milles Meelis Lao Radarile intervjuu andis, on võlgade katteks müüki pandud. Tegelikult elab Meelis Lao korteris juba aastaid ja kõik asjaosalised on sellest ka teadlikud. Järgnevalt viib Meelis Lao meid aga 90-ndatesse ja Eesti kuritegevuse kuldaega. Milliste relvade ja lõhkeainetega siis asju aeti, seda kohe kuulete. Tulistamiseks läks tihti? Tihti läinud, aga läks. Mait lasti maha, jah. Ja Tiit hukkus seal koha peal? Koha peal, jah. No Meelis Lao vähemalt mingil ajal omas ikkagi peamiselt selle järgi ka tuntust, et üks tema nii-öelda tunnusmärk oli see, et ta ikkagi istus tagaistmel ja teised juhtisid tema autosid. Et kuidas sellega nüüd on? No eks ma kasutan seda tänase päevani. Vahel sõidan ise, vahel kasutan kedagi. See on selline, et kui sul on nagu palju tegemisi ja siis selle auto parkimisega samas käia, vahel tulevad mingid külalised, hea on kedagi vastu saata, koos sõita, restorani õhtul, kui sa tahad veini võtta. Et see nii-öelda nagu tänapäeval on see puhas selline mugavus ja kiirus? Pigem mugavuse kiirus, jah. Aga näiteks 90-ndatel oli see pigem turvakaalutustel? No siis oli see pigem vajadus, jah. Et sul ikkagist oleks keegi ümber, et sa ei oleks üksi. Algus, kui see, ütleme, selline suur kriminaalne revolutsioon hakkas, siis alguses oli klaariti rusikatega, sellise vägivallaga. Siis mingi kokkusaamistel hakati tulistama. No, siis hakati kasutama selles suhtes vähe selliseid rafineeritumat vägivalda. No, ütleme siis neid, siis nimetame neid palgamõrvadeks. Ja nii ta läks siis. Palgamõrvarid jõudsid peagi ka Meelis Laoni, kes oli tuntud enda ja oma tuttavate äride kaitsjana kuritegelike kampade eest. Peagi jõudsid 90-ndatel avalikkuse ette 2 teadet Meelis Lao atendaadi katsete kohta. Kas sa räägid nähtavasti praegu sellest, mis on avalikkusele teada 2, mis on jõudnud avalikkuse ette. Üks oli siis tulistamine, teine oli siis pomm. Esimene atendaat 1995. aasta 13. detsember. Tallinnas Tartu maanteel asunud spordiklubist Flexer väljub Meelis Lao koos 2 sõbraga. Nende pihta avatakse Kalašnikovi automaadist tuli. On sul see päev meeles? No, ega ta mingi kummita või selles suhtes kogu aeg meeles iga päev või hetk, aga ei, kui ma meenutama hakkan, siis muidugi on meeles. Klassikaline lihtne situatsioon, et spordiklubi ees oli valgustatud, üle tee oli maja, seal keldrikorrusel oli siis automaadiga ootas inimene. Välja tulles meil oli valge, temal oli pime, nii et väga hea oli näha. See oli mingi paarkümmend meetrit üle tee lasta. Ideaalne koht, et sellist tööd teha. Palju sa kuule vastu võtsid? No, eks seal tuli neid ikka valanguga, aga mina konkreetselt sain ühega pihta. Ühega pihta? No, eks ta suure tõenäosusega arvas, et kuna ma kukkusin, rindu lasi, et nüüd on töö tehtud. Suht ebameeldiv teema muidu meelest tervise kahjustusest rääkida, aga kuna kuul oli viidud balansist välja või kuuliid, et siis tabamise korral jäti see suure augu, aga ta tabas kõigepealt, oled hõlmad laiali, paks telefon oli seal taskus, tabas seda telefoni ja natukene läks kõrvale kuul. No, muidu oleks tabanud otse rind, olesi kõik olnud, aga siis tabas siis rindkere äärde ja jättis sinna suur korraliku augu järgi. Imekombel jääb Meelis Lao ellu ja kui räägitakse, et välk 2 korda ühte kohta ei löö, siis tema puhul see ei kehtinud. 2 aastat hiljem, 4. märtsil 1997, väljub Meelis Lao samast Flexeri spordiklubist. Seekord on sinna paigaldatud pomm. Oli prügikasti, oli niisugune trotüülis pomm toimetatud. Eemalt kaugjuhtimisega pomm ja tegelikult eks vist mind päästiski see, et 2 asja, et nad ei asetanud seda õieti, ei pannud siis raskust õigesse kohta ja tehes see, et see nõukogude ajast jäänud ütleme siis prügiurn oli niivõrd
pudedas liivast tehtud, et see pudenes kohe laiali. Haiglas jah, päris pikalt, see ka suht õnnelikult selles suhtes, et see lööklaine siis lõi kahelt poolt selgroogu lihase lõi läbi, aga selgroo jättis enam-vähem terveks, et väikeste vigastustega küll, aga tükk aega olen ravil, et samamoodi liikuma hakata, aga jah, siiamaani on kõik enam-vähem. Ehk et Meelis Lao 2, palgamõrvarid 0. Imekombel ellu jäänud Meelis Lao sai üle elatud atentaatide tõttu hüüdnimeks Teflon mees. Selles suhtes mul ei ole seletust või mul ei ole sellist kindlat vastust sellele, et igalühel, see on selge, et igalühel on oma elutee antud ja millegi pärast me oleme siia tulnud, mingid kogemusi saama ja midagi õppima. Aga samas, kuidas nagu mind on hoidnud ja miks on hoidnud, mis tegevuse jaoks, no ma ei tea. On ju selline väljend, et Jumal hoiab lolli ja joodikud, eks ju. Et kumb siis? Meelis Laot tulistanud ning talle pommi pannud inimesi pole tänaseni leitud. Sa tead reaalselt, kes see oli? No, eks ma muidugi midagi aiman ju. Aimad? Aiman. Pärast pommiplahvatusest saadud vigastusi, mille tõttu tuli uuesti ka käima õppida, oli vaja edasi elada. Kuid selleks hetkeks oli selge, et mitte enam samamoodi. Tuli hakata mõtlema oma turvalisusele. Peale mitmed atendikatseid siis hakkas kohale jõudma, et siis kui sa tahad ikkagist, et sinu sõna maksaks või seista oma asjade eest, mitte keegi sulle pähe istuks, siis sa pead ka oma julgeoleku eest natukene hoolt kandma. Niisiis palkas Meelis Lao endale ihukaitsjad. See, kes minul juhtis seda, oli julgestusteenistuses enne. Et selles suhtes ta teadis, mida ta teeb. Ja siis poisid ikkagist valisin nagu läbi tema välja, kes siis tulid tööle. Aga sina maksid neile? Jaa. Ja nende ainus töö oli sinu turvamine? Minu kallihinnalise elu valvamine. Kuidas need ihukaitsjad varustatud pidid olema? Varustatud? Põhiliselt olid püstolid, Heckler Kochi automaadid väiksed, kuulivestid, raadiosaatjad, vaid omavahel sidet pidada. Sina ise olid varustatud kuidas? Püstoli ja mul oli ka päris pikalt kandsin kuulivesti. Mul algus vist oli, millal oli Sig Sauer, siis Glock ja siis Heckler. Mul on kõige rohkem meeldinud. Miks? Ma ei tea, nähtavasti istus minul kõige paremini kätte. Relva kannab Meelis Lao tänaseni. Tulistamiseks läks tihti? Tihti läinud, aga läks. Pihta said? Oi, nagu peduiini sandaal kehauklik. Pihta lasid? Loodan. Laskmise käigus jäi palju kaaslasi maha? Noh, jah, on juhtunud ikka. Et ütleme, kõik sealt nagu eluga tervisega pääsenud ei ole. Üks mees, kes eluga ei pääsenud, oli 1998. aasta aprillis maha lastud Pärnu ärimees Tiit Masso. Masso oli 90-ndatel hotelliäris ning hiljem metalliäris tegutsenud mees, kelle 98. aasta aprillis palgamõrvar 3 lasuga tappis. 2 lasku ootamatult kerre, 3 kuklasse. Lao mäletab päeva selgelt, sest oli Massoga koos, kui tulistamine algas. Ma olin Tiidul külas Pärnus, siis Pärnu lähedal, Pärnu ääres ja me läksime hommikul metsajooksu tegema, käisime alati Tii juures, tegime hommikuse sörgi. Sörk jooksis lõppeski sellega, et mina jõudsin tagasi, tema ei jõudnud. Aga kuidas see tapmine välja nägi? Ja kas sa ise mõtled, et see oligi ainult tema või olite mõlemad sihikul? No võt siin mul on selline, et ma ei oska nüüd täpselt vastata, et kumb sihikul oli. Aga samamoodi tuli relvaga, tulistamine. Mina sain sealt minema, tema kahjuks ei saanud. Inimene ootas, nähtavasti olid juba kursis, et me käime hommiku jooksul seal sörke jooksul ja siis ootaski seda. Ja Tiit hukkus seal koha peal? Koha peal, jah. Oli ta su hea sõber? Me saime Tiiduga väga hästi läbi, jah. Ihukaitsjad polnud aga ainus turvameede, mille Meelis Lao kasutusele võttis. Saksamaalt tellis ta endale kohale ka soomustatud BMW. Okay. Et vist päris nii ei ole, et sa lähed ja ostad suvalise. Aga võib-olla oli, jah. Palju maksis? Ma võin eksida, aga ta oli kuskil eurades võtta näiteks 400 000.
Eurodes 400 000 eurot. 350, 400. Ma võin eksida praegu, midagi sellist. Ehk siis mis on 6 miljonit krooni? Võib-olla. Sest on möödas 20 aastat. Aga sul oli olemas 6 miljonit krooni välja käia nagu nalja. No kas nüüd väga nalja, aga kuidagi ma sain selle organiseeritud. 2 avalikkuseni jõudnud atentaati pole aga kaugeltki kõik, mille Meelis Lao üle on elanud. Palju neid olnud on? 7. 7 korda? Jah. Ja mis need on olnud siis? Pomm, tulistamine? Pomm, tulistamist mitu korda. Siis on isegi sellised poolvirtuaalsed granaadiheitjaga on üritatud. Noaga. Lähe väga detailidesse juba. Granaadiheitjaga? Ja. Ma sõitsin koju just linnast ja see oli nädala lõpp ja tavaliselt ma liiklesin sel ajal soomustatud autoga ja siis saateautoga. Seda teadsid ka kurjategijad, täpsemalt Jevgeni Põõkov, kes soovis 1999. aastal tappa kõik tolleaegse keskturu erastamisega seotud isikud. Turujuhi Vadim Politšuki, endise abilinnapea Mait Metsamaa ning Meelis Lao. Kuna Lao sõitis soomustatud autoga, soetati palgamõrvarile granaadiheitja, millega pidi tulistama masina õrneimasse kohta, keskmise küljeposti pihta. Aga Meelis Lao laskmiskohta ei ilmunudki. Jälgisid, filmisid, kuidas seda teha. Ja nad ootasid, kodu juures ootasid, seal oli selline kurvi peal just, kus ma pidin ära keerama. Ja ootasid seal granaadiheitjaga RPG-ga. Aga kuna enne koju tulekut ma just otsustasin teist teed pidi koju minna. Ja nad arvasid, et ma sõidan kuhugle mujal ja ei tule enam. Miks need atentaadikatsed sinu suhtes algatati? No need on erinevaid põhjuseid. Keegi ei ole nõus olnud minu arvamusega. Mõni on proovinud seda hirmus teha. Erinevatel põhjustel. Tiit Masso polnud ainus Meelis Lao tuttavatest, kes sel ajal lõpu leidis. Palgamõrvarite poolt tapetuid oli teisigi, nagu näiteks kunagine Tallinna abilinnapea Mait Metsamaa. Jah, Mait lasti maha, jah. Metsamaa mõrvati täpselt samal ajal, mil Meelis Laot kodu lähedal granaadiheitjaga oodati. Metsamaa mõrva tellijaks oli loost juba läbi käinud kunagine keskturu pidaja Vadim Politšuk. Nimelt asuti 90. lõpus Tallinna keskturgu erastama. Seda soovis endale Politšuk, kes kasutas väidetavalt endise abilinnapea Metsamaa abi, et saada enampakkumisel soodsad tingimused. Viimasel hetkel astus enampakkumisel mängu aga ka Meelis Lao ja see Politšukile ei meeldinud. Seda erastati, Tallinna linn erastas seda ja kogu see keskturg oli sel ajal ikka selline, väga selline pätipesa ju. Ja, turg on nagu ta on, selline must raha ja nii edasi. Ja seda hakati erastama, hind oli muidugi väga soodus, kõik hoidsid sealt eemale, kuna see oli selline pätipesa. Ja siis mina oma partneritega mõtlesin, aga miks mitte, hind oli soodne. Ja osalesime ka sellel oksjonil ja siis pärast läkski väga keeruliseks. Keeruliseks selles suhtes, et siis hakkasid seal kõik ringi rabelema, kes tundsid, et keegi tahab meilt leiva ära võtta. Siis läks tule mingisugused ähvardused, mingisugused kokkuleppepüüdlused. Rabelejaks oligi Politšuk, kes pidi selleks, et Lao loobuks enam pakkumisel osalemast, maksma talle väidetavalt 4 miljonit krooni. Ka olevat Metsamaa nõudnud Politšukilt miljoneid kroone soodsa erastamise korraldamise eest. Siis arvati, et Mait mängib siin mitme otsaga mängu. Valati tema peale see viha välja, kui näpud minuni ei ulatunud. Metsamaa tappis mees nimega Dudotškin, kes sai väidetavalt selle eest keskturu turvaülemalt 15 000 krooni. Metsamaad tulistati Lastekodu tänavale Armukest külastama minnes 5 korda rinda ja kaela. Kõik toimunu tegi Meelis Lao äärmiselt ettevaatlikuks, mistõttu ei tule imestada, et ihukaitsjatega käis ärimees ringi pikki aastaid. No jaa, ma päris pikalt, ma võin eksida, üle 10 aasta vist sõitsin ikkagist niimoodi, et üks auto, ise oled soomustatud autoga, siis on saateauto, siis läks veel keegi ette, vaatas üle, kuhu läksid. Selline päris selline, et see võib tunduda väga põnevana, aga tegelikult see on ikka väga päsitav, et sa oled kogu aeg mingisuguses kapslis elad ja sellist nagu vabalt tundmist või
rahulikult olemist nagu suht vähe sai tunda. Rahulikult sai Meelis Lao olla lapsepõlves, mis möödus Meriväljal koos ema ja vanema vennaga, aga ilma isata, kes lahkus pere juurest juba siis, kui Meelis väga noor oli. Pärast seda on Meelis kohtunud oma isaga vaid korra ja kohtumine on kummalisel moel seotud just atendaadiga. Ebameeldiv kohtumine leidis aset nimelt pärast seda, kui Meelis ühe atendaadi katse järel haiglasse oli sattunud. Palatisse astus sisse tema isa, kes poja tervise pärast sugugi mures polnud. Ma elasin ja kasvasin ilma isata. Ja et tal olid oma elu, minul oma elu. Kui see nagu nii on läinud, siis las läks. Aga siis, kui tulla oma poega haiglavoodisse vaatama ja mingisuguse rumala jutuga veel, see on ikka väga imelik. Rumal jutt oli siis see, et ta palus sealt abi? Ei, ma ütleme nagu üksikasjades ei laskus, aga see oli väga ebameeldiv teema. Eriti veel nagu oma isast ja ma ei tahaks siis rääkida üldse. Kas sul autos oli relv kindla koha peal? See on jah selline, ütleme, rutiin, et sa harjud ära või siis harjutad endale sisse, kus sa seda hoiad ja mida sa teed, kui midagi juhtub, et selles suunas küll, jah. On sul autoga sõites kunagi relva vaja olnud? Ei ole õnneks. Ei ole? Ei ole. Jõukaitsetel? No ütleme, et on olnud situatsioone, aga millest ma ei räägiks. Aga see on jälle selline, mida ma rõhutan, et parem kanda seda relva kogu aeg ja olla valmis. Ja et elus mitte kunagi seda vaja ei lähe. Kui et sul läheb ühe korra vaja ja sul seda pole. Kuule, autosse hommikul tulles kummaline tunne ei ole? Sa seda mõtled, Jüri? Jaa. Nagu ma ütlesin, et vahel ma kasutan inimest, kes mind sõidutab. Siis tema vaatab. Ja kui ma tulen ise, siis ma hoian autot seal, kus on kaamera ja valvur. Meedias räägitakse, et pärast atendaate otsustas Meelis Lao enda sidemed kuritegeliku maailma inimestega katkestada. See oli siis sul mingi selline teadlik otsus, et nii, nüüd aitab. Oli üldse vajalik teha sellist teadlikku otsust, et nii mehed, aga nüüd on nii, et mina nagu astun mängust välja. Või kuidas see sinu puhul käis? See oli mingil määral teadlik, aga mingil määral oli see lihtsalt ajastu muutumine. Et kui ma seda tegin, siis seda oli vaja teha, kuna riigivõim ei toiminud. Ja siis, kui ma sellest eemaldusin, siis seda enam sellel ajal hakkas toimima riigivõim ja kus sai loota millegile muule juba, mitte sellele. Ja siis tegelikult nende maailmas see inimene pole kunagi olnud.